ma ei taha neid riske võtta. Aga mul on siin meeskonnas inimesi, keda ma usaldan, kelle puhul ma tean, et nemad näevad asju samamoodi. Ja nendega ma julgen nendest asjadest rääkida. Olgu see siis kohvinurgas, lõunalauas, aga see jutt kipub mõnikord jõudma nende inimesteni tagasi, kellest räägitakse. Ja selle tulemuseks on ainult pingete kasvamine, sest puuduvad ka oskused ja teadmised, kuidas adresseerida neid olukordi. Kui ma saan teada, et minust on sellist asja räägitud, kas peaksin kätte hakkama maksma, peaksin hakkama tagasi tegema, et need oskused tihtilugu puuduvad. Hästi tugevad on nii-öelda tehnilised oskused, aga oskus selliste sotsiaalsete olukordadega toime tulla on tihtilugu väga madalad, sest seda võib-olla ei treenita ja igal inimesel on väga erinev ka sotsiaalne intelligentsuse tase. Et sa võid olla maailma kõige targem inimene kindlustuses, aga kui hästi sa tegelikult oskad grupis käituda, et kui kõrge on see sotsiaalne intelligentsus ja selle kõrval emotsionaalne intelligentsus, et kuidas sa üldse enda sees toime tuled selliste olukordadega, kus emotsioonid aktiveeruvad.